Volbri-eelsed tervitused Eesti keskelt. Kes mida Volbri ajal põletab? On viimane päev põletada prahti, oksi. Sodi on võimalus põletada, eks teate küll, kuidas nõiad teevad, kirjutavad oma soovid, unistused paberile ja siis panevad lõkkesse ja kõik läheb kosmosesse. Ja kes põletab iseennast kahel otsal, ma ei pea silmas nõidade sabatit 30. mis nii mõnelgi luual lappesse läheb, ma pean silmas igapäevast iseenese põletamist, mille nimi ongi siis läbipõlemine. Ja selle teema kohta on materjali meil erakordselt palju. Härrased, kas kõigil pliiats on? See on üks tore seltskond, see on IT-meeskond, tulevased miljonärid. Ma tegin selle läbipõlemise materjali seoses aktuaalsusega loomulikult päris mahuka. Poisid, te põletate mind praegu läbi. Ja tegin ülimahuka materjali sellepärast, et ta on kas või näiteks põhjus, kuidas mina kooli sattusin. Minu eelkäija põles läbi ja mind kutsuti tema asemel ja siin ma nüüd 4. aasta juba põlen. Veel ei ole läbi. Ainult natuke tohude. Ja mis selles materjalis meil on? Esiteks loomulikult kirjavahemärgid kokkulahkud, kus võtsin kokku selle temaatika kui niisuguse kirjandusega tihedalt seotud poliitika, IT-ga samuti. Siis teine ülesanne on kirjutada oma kogemusest, kas iseenese või lähedaste läbipõlemisega. 3. ülesanne vaatab meie peale seina pealt Jürgen Rooste nimi. Jürgen põhipühendumiselt on poeet, aga töötab analoogselt minuga ja mitmete teiste väga andekate kirjanikega. Analoogselt töötab koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Ja nii nagu mina, nii ka Jürgen oma pihtimuses läbipõlemise kohta on teinud meile hästi maitsvalt märkamatuid väikseid, aga selle eest mitmeid õige kirjavigu. No. Siit edasi. Praegu teile välja prinditud ei ole, täispikk materjal läheb kodulehele Aabrami hobulausujad. Siit edasi tuleb psühhiaatri tekst. Ja psühhiaatri tekst kirjeldab meile siis, ta on meil siis Katri Evelin Kalaus, kes kirjeldab, mis asi on läbipõlemissündroom. Kes on ohustatud läbipõlemissündroomist, võib öelda, et absoluutselt kõik. Kõik asjad, mida saab liiga palju, muutuvad mürgiseks. Ükskõik, kas see on magus, alkohol, võim, mis siis veel saab, töö loomulikult. Selle eest hoolitsetakse ju meie ühiskonnas praegu väga massiivselt, et sa iga ärkvel oleku minuti mõtled töö peale, raha teenimise peale, hinnad tõusevad, ikka ei tule kõik välja ja nüüd on tehtud arvutused, et noorel perel ei ole võimalik ei oma kodu luua ega lapsi saada, sest see praegune hindade ja palkade vahe muudab täiesti teistsuguseks unistused, kui need meil olnud on, ja see põletab eranditult kõiki meist. 1,5 miljonit heleda leegiga põlevat eestimaalast erinevatel põhjustel. Siis räägib psühhiaater meile, mida teha, kui oled läbi põlenud.
millele järgneb tekst piiblist. Selle te leiate siis mu kodulehelt. Panen ta ka sotsiaalmeediasse koos siin sündiva salvestusega, sest piiblis, kujutage ette, olid väga mitmed vennad läbi põlenud. Taavet, see, kes hädapärast oli sunnitud koljati kiviga katki tegema, siis Elia, siis Joosep ja keegi Naomi. Ma pean tunnistama, et ma ei teagi, kes see Naomi oli. Igatahes 4 põhilist piiblitegelast, kes olid klassikalised läbipõlemissündroomi esindajad pühakirjas. 7. ülesanne refereeri kirjaniku läbipõlemise fenomeni, võrdle seda oma enese kirjutamisbloki kogemusega. Teksti autor on Kelly McGann ehk siis Šoti kirjanik. Ja ma võin öelda, et kui te seda saate siin refereerima, siis te avastate, et kirjanikuga juhtub täpselt sama, mis koolis käiva inimesega. Ta on sunnitud päevast päeva endast andma välja. Testid, referaadid, siin murutar oma jamadega, eks, et nüüd kirjelda läbipõlemist, issand jumal. Ja kui sul pole sissehingamise hetke, siis see pidev väljahingamine põletabki, olenemata erialast, kas sa oled matemaatik, insener, IT, tulevane guru, et igal juhul ei saa hoo ja hoobi vaheta keegi kesta. Ja siis šotlanna McGann kirjutab meile lühidalt etteruttavalt öeldes, et kõigepealt anna endale aru, et värk on nüüd niimoodi. Teiseks, ära lõpeta täiesti oma tööd, ükskõik kas see on kirjutamine, õpetamine, loomaarsti töö, mesiniku töö, oled läbi põlenud, täiesti nulli tõmmata ei tohi. See on nii nagu narkomaanil asendusravi peab siis seda maandumisrada tasandama, muidu sureb ära. Nii et ära lõpeta kirjutamist, leia ennast uuesti, ehk siis käi looduses, mine reisi kuhugi, maga nii palju kui vähegi võimalik. Suhtle, puhka, mängi, hüppa üle volbrilõkke ja leia uus sina. Siis ära püüa ennast teiste eest kaitsta ja õigustada. Me oleme lapsest saadik harjutatud väga toredasti ära teenima armastust. Me ei ole kunagi piisavad, me alati teeme liiga vähe. Neid õhtuid, kui me läheme voodisse teadmisega, et ma tegin kõik, mida ma kavatsesin. Ma tegin kõik, mida oli selleks vaja, et ma oleksin tubli. Et ma tegin kõik, mis oli inimlikult võimalik ühte päeva ära suruda. Vaat ei ole neid õhtuid. Kas või eile minnes ülitegusa päeva järel, õues töötatud, Lembit Silla raamatut toimetatud, paar oma teksti kirjutatud, korraldatud, seda toda ja voodisse heites vahid ikka lage ja teed iseendale etteheiteid. Vot sedasi ei tohi endaga teha. Meie pika materjali lõpus on paari raamatu soovitus ja tutvustus. Neist üks raamat on sõjaneuroosiga seotud, sest enam-vähem kõik ametid saavad sõjaga pihta, kui see on liiga lähedal või lausa kodus. Ja teine raamat, mille tutvustuse ma siia materjali sabaks panin, räägib meil poliitika küllastusest ehk siis sellest, kuidas siis ka, kui sa enda arvates väldid uudiseid, kui sa väldid
surfamist kõikvõimalikus portaalide rägastikus, kus sulle kogu aeg tuleb mingisugust Trumpi, Putinit ja kus head uudist on kübevähe. Ja ma enda puhul ka avastasin, et ma lausa klammerdusin foto külge, kus paavsti matuste ajal istus meie president Alar Karis, USA president Donald Trumpi abikaasa Melania kõrval. Melanial 55 sünnipäev, Donaldil tumesinine, mitte must pintsak, selle eest ta sai, nii et Vatikan tolmas, ma ütlen. Ja kui meie presidendi käest küsiti, millest nad Trumpiga seal lõbusalt vestlesid, suud kõrvuni, matus ongi ju selleks, siis tegelikult oli ju uudisrõõmustav. Mõlemad presidendid vastastikku kutsusid teist presidenti külla. Ja eks me tea, cherchez la femme, kõik oleneb naistest, kui hästi nüüd see külaskäik läheb, kui see tuleb. Oleneb sellest, kuidas meie võrratu proua Sirje Melaniaga sõbruneb. Päriselt ka sellest oleneb Eesti tulevik. Me võtame selle materjali ette mitte esimesest, vaid teisest, siis kolmandast ülesandest alates, kuna mul, pöörame paberil teise külje, kuna mul on seina peal juba kallis kolleeg Jürgen Rooste. Praegu ta on habemega versioon. Siis me kõigepealt teeme tema teksti korda ja siis teeme need kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Niisiis Jürgen Rooste läbipõlemisest. Ma pole vist kunagi elus veel nii väsinud olnud. Ma vaatan töökuhilale, mis ees seisab. Ma vaatan asjadele, mis kodus on vaja ära teha. Ma vaatan armsatele inimestele, kellele pean suutma rohkem tähelepanu ja tuge anda. Oi kui tuttav. Ma vaatan pättustele, jamale. See küsib meie käest, kallis Jürgen, ühildumist. Me valime kas mitmuse või ainsuse, kas pättustele, jamadele või pättusele, jamale. Ma pigem tõstan mitmusesse. Mul on ka 3 kassi. See on mitmus. Pättustele, jamadele. Ja mitte mis, kääname seda sõna, mille. Nüüd on korras. Jamadele, mille kassid kokku keeravad ja ma pole päris kindel, kuidas ma kõik selle ära teen või mis järjekorras, teame. Siia me teeme taandrea sel lihtsal põhjusel, et esiteks, nagu te näete, praegusel hetkel tekst on üldse liigendamata ja paari lause tagant taandrida leevendab seda protsessi meie jaoks suuresti. Ja ma pole päris kindel, ma siinkohal, siia tuli meil taandrida, üldse veel ei maininud oma tervist või füüsilist vaimset vormi, millega peab tõsiselt tööd tegema. Aga kõik algab sellest, et kassidele uus vesi panna ja toit, aga ikkagi, siis on nagu hingenööriv paanika, et kõik see muu, mida on nii palju ja mis on nii suur ja kättesaamatu, me ei kasuta vormi, et kuidas me tõmbame sõna et maha. Nii siis, kuidas ma üldse selleni jõuan ja tehtud saan. Järgmine rida, mis algabki uuelt realt kindlasti, on meil taandrida, ehk siis liigendamine küsib siia uut mõtet, uut pilku
säästvat ja päästvat Taandria värki. Sammhaaval, ma tean, aga need sammud tunduvad ka tinased, rasked, aeglased. Jürgen kasutas esimesel puhul sidekriipsu. Jääme stiilile truuks, ka teine on sidekriips. Ei ole koma. Siis on selline tore painav rong, väga õigustatud stiilivõte, tinased, rasked, aeglased, sidekriips koma asemel. Ja siht või eesmärk on kuskil nii kaugel. Ei ole et kas, on lihtsalt kas. Tõmbame eti maha. Nii kaugel, kas üldse sinna saabki välja jõuda. Taandrida. Samas mul pole ju otse häda. Võrreldes inimeste ja maailmaga üldiselt ma saan nagu hakkama ju. Teen kuradi palju. See on tore. See kuradi palju. Üks sõna las olla. Väga lahe sõnaleid. Me teame seda kuradi palju tunnet. Tööd vahepeal. See on ilus, see on poeetiline. See variant peal asemel. Vahepeal ja katsun kuidagi iseendaga ka tegelda ja joon palju vähem kui kunagi varem. Järgmine lause algab suure tähega pärast 3 punkti. Joon palju vähem kui kunagi varem. Ma suure tähega, sest see ei ole eelmise lause jätk, vaid täiesti iseseisev lause. Ma pole üldse kuskil põhjas just nagu. Aga ikka on siuke tunne. Siuke, nagu te väga hästi teate, ei ole kirjakeel, see on siuke niuke nagu mingi stiil, aga kuna ta tahab olla meile omamehelikult sõps, dude, mate, las jääb siuke niuke. See on stiili ja läheduse astme näide, olgu siis siuke. Et õhku tuleb napilt sisse, et nina saab napilt pinnale ja iga asi on viimase vindini keritud. Karjuda tahaks, mõnikord tahaks nutta, aga ammu ei oska enam. Jürgen, nii on. Me teeme Taandria. Zorro märk tagurpidi. Äkki see on loomulik tunne, äkki see ongi kõigil. Või noh, see on Jürgeni tehtud siduv kaksiksõna. Sellist sõna olemas ei ole, aga ta on tore. Nii et see või noh, see on päris äge, see on nagu kuradi palju kaksikvend. Väga paljudel nii. Äkki teistmoodi praegu ei saagi elada, sõda on siin samas. Sammu kaugusel 2 sõna. Seda me siiski kokku ei kirjuta. Sammu kaugusel võib meieni jõuda üsna pea, lahku üsna pea. Taandrida. Teritasin oma tandoomõõka üks päev. Siin on jäänud ära V näpukas. Paneme üks päev V ka. Mis asi on tandoomõõk, ma ei tea, igatahes ütleb kallis kolleeg, et tulirelva mul pole. Mul ka ei ole. Ja ees, koma ei ole, tõmbame koma maha ja ningega või nende ette koma ei käi. Teritasin oma tandoomõõka üks päev, tulirelvi mul pole ja mõtlesin, kas ma päriselt tahaksin. Hea stiil laseb kasutada tingivas kõneviisis ka pöörde lõppu. Kas ma päriselt ka tahaksin seda teise inimese vastu kasutada? Paneme punkti. Neid 2 kriipsikerdist pole üldse vaja, sest siit algab päris hästi uus lause. Punkt, uus lause suure tähega. Kui see teine inimene ründab mu lapsi või lähedasi, siis muidugi. Aga muidu ühe sõnaga, paneme selle ühe sõnaga järel ka 3 punkti, sest tal jääb ka siin mõte õhku.
sinul ka jääb, kui sa kujutad ette, kas sa tapaksid kellegi ära mingil põhjusel, sa jääd sinna 3 punkti juurde, sa ei tea. Ma pole päris kindel, aga ma tunnen veel inimesi, kes on samamoodi väsinud. Jah, Jürgen, ma ka tunnen, peeglis ka üks. Ja me teeme ta Andrea. Kui vastab asesõna, antud juhul siis meie küsimusele, kelle, mille, siis me kasutame pikka vormi, lause saab palju sujuvam, terviklikum, meloodilisem, ehk siis, kas meie ühiskond, meie kogukond on ka äkki väsinud, kuidas sellest välja tulla? Kas peaksime üksteist rohkem hoidma, arvestama sellega, mida teised vajavad, parem, mida teised vajavad, ka need, kelle maailmavaadet me ei jaga. Kas kuidagi saab siit edasi, hästi edasi, pool hästi? Taandrida, olge hoitud. Ma katsun nüüd palju tööd ära teha, et tunda end äkki natuke rohkema ja paremana ja et hommiku õudusest lahti saada. Pai. See pai on nunnu. Ühest küljest ta on inglise keelikute tuttav bai, aga teisest küljest see on pai. Huvitav, et kallil kolleeg Jürgenil on hommikuõudus, minul on õhtud hullemad. Hommikul kell 4 ma olen igavesti reibas tädi siis ka, kui on nohu ja kõik teised asjad, mis tulevad külge läbi põlenult, kui su immuunsus annab saba, sest et valged verelibled ei jaksa ühtaegu stressi maandada, väsimust kuundada ja sinna otsa veel siis sanitaritööd ka organismis teha, milleks nad meil loodud on. Aga õhtuks siis on väss ja pooled asjad tegemata, võt minul on siis pahasti, aga Jürgen ärkab juba pahasti ka. Kahe peale kokku oleme normaalsed. Nii, võtame nüüd teksti tagasi algusesse, kus on siis läbipõlemisest kui niisugusest juttu. Me ei paina rohkem Jürgenit, me võtame ette järgmise näo taustaks. Fjodor Dostojevski on meie järgmine taust. Nii siis, meie millenniumi kindlasti kirjutame niimoodi 2 N-i ja 1 E. Siis kui aastatuhat vahetus ja enamus teist ei olnud veel sündinud, siis me harjutasime seda sõna, sest iga teine tahtis aastal 2000 kirjutada milleenium. See ei ole selline kemikaal, see on 2 N-iga, millennium. Võib nimetada sündroomide epohiks, sest vaimsete häirete klaster, see on inglise keelest, teate küll, klaster, see on pundar, kobar, kuhi, kutša. Klaster koosneb tervest sündroomide sarjast. Oleme kõnelnud keele ja kirjandusega külgnevalt praegusest piinatud geeniuste nihete valikust. Piinatud geenius, imehea film, Eestis kinodes oli 23 aastat tagasi. Peaosas Russell Crowe, geniaalsest füüsikust, kes oli nii klassikaline autist, et lausa hirmus. Miks mul on täpselt meeles, sellepärast, et ma käisin vaatamas enne oma teise poja sündi eelmisel õhtul seda filmi. Aga piinatud geeniuste nihete valik, selle järel tuleb koolon ja me loetleme, mida me siis uurinud oleme. Kirjanike diagnoosid, materjal olemas minu kodulehel. Nartsissism, pikk materjal, põhjalik materjal. ATH,
doktor Rammuliga just läbisime selle teema, tegime siin õppematerjaliks ka autism, bipolaarsus. Need on siis nupust keeratud inimesed, appi hurraa vahel. Kuldset keskteed ei ole. POTS, üllatavalt levinud. Ei teaks, kui omal kodus ei oleks nii ühel mu lastest kui ühel hobusel. Täpselt sama pull, täiesti lampi käib külili maha. POTS on posturaalne, ortostaatiline tahükardia sündroom. Sellesse toredasse kimpu kuuluvad ilged peavalud, südame kloppimine, vererõhk käib üles-alla, ärevas soole sündroom, seletamatud valud igal pool, minestamise hood. Ja selgub, et esiteks seda on loendamatult paljudel inimestel ja teiseks selgub, et see on ka loomadel. Olge lahked. Depressioon, ärevus ja sajasoolisus. Sajasoolisus, üks sõna. Eestis on registreeritud 80, tervist. Andke palun kolleegile paber. Me läbisime Jürgen Rooste teksti, aga sinu õnneks me oleme kirjavahemärkide ja kokkulahkutega üsna alguses. Nüüd ütle, et sul ei ole pliiatsid. Jule! Nüüd näeb kogu rahvas, kuidas ma lapsi loobin pliiatsitega. Ma olen professionaal sellel alal juba. Ehk siis me tegeleme läbipõlemise temaatikaga just loetlesime, mis vaimsete lappes olemiste teemalised materjalid meil tegelikult on juba kirjutatud. Ja sajasoolisus oli sõna, mille ma ütlesin siis, kui sa uksest sisse astusid. Ära ütle, et see ei kirjuta. Yes. 80 erinevat varianti niimoodi, et mehed, naised, transud, geid, lesbid, see on tühi asi, seal on veel igasuguseid variatsioone. Suur osa neist siltidest kaasneb veel ühe kompleksse, 2 S-i. Kompleksne muutub kompleksse, tingimata 2 S-i. Sündroomi, läbipõlemisega, mõttekriips. Nad nii põhjustavad kui võimendavad üksteist, üks sõna või ilmnevad tagajärgedena kokku poolitusmärk rea lõpus. Külgetõmbeseadus on meil kõik 3 sõna kokku, law of attraction ja koos on ta meil sellepärast, et külgetõmme on üks sõna. Mis seadus, külgetõmbeseadus, eriline termin ja ongi kõik koos. Külgetõmbeseadusele vastavalt ilmuvad mingist teemast huvituva inimesed järjest, sellega seonduvad kirjatööd, üks sõna ja pakkumised. Koolon. Liitlause teine pool seletab, mida väidab esimene pool. Täna tunduvad tänu fookusele olevat ümberringi, üks sõna, kõik läbi põlenud. Mõttekriips, mispeale üks sõna, kogu eeter ägab ja see I need a break on siis transkriptsioon ingliskeelsest väljendist I need a break. Eestlane umbes niimoodi hääldab ja see on otsene kõne. Järelikult on siin eeter ägab, koolon, jutumärgid algavad alt. I need a break, jutumärgid kinni. Äripäeva, see on ajalehe nimi. Ka siis, kui äripäev ehk argipäev ei ole ajalehe nimi, kokku on ta igal juhul. Äripäev, üks sõna, e-pood. Sinna vahele istutame väikese sidekriipsu. E-pood pakub teost, läbipõlemine, üks sõna jutumärkide sees. Raamatu pealkiri, läbipõlemine, jutumärgid kinni, koma,
doktor Google, doktor väikese tähega ilma punktita. Doktor Google soovitab lisaks Jennifer Mossi raamatut Läbipõlemisepideemia, kõik 3 sõna kokku ja jutumärkide sees raamatu pealkiri. Ta oleks muide lahus juhul, kui oleks tõlk Jennifer Mossi raamatut eestindades öelnud, et ta on läbipõlemise epideemiaga, kuna ta ei öelnud läbipõlemise, siis ongi jube pikk pealkiri. Kuidas sellist raamatut küll müüa? Ma ei tea. Iga issanda keeles jagatakse nii lühikest kui ka traktaadi pikkust kokku. Traktaadi pikkust teavet, et loomingulise läbipõlemise üks sõna tingib iseenese. Iseenese võib olla nii koos kui lahus. Pidev piitsutamine, ma pean, sellest tulenev unepõlg, üks sõna, keemiseni väsinud aju, ärevus, deprekas pots ning igakülgne üks sõna, füüsiline reaktsioon, ja tuleb loetelu, mis kõik võsas on. Kõrge vererõhk, üks sõna, südame jukerdamine, kehakaalu, üks sõna, tõus või langus, kasvajad, ka verehaigusi me ju nimetame siiski vähiks kasvajaks, siis ka kui on selline lugu, et veri iseennast sööb. Panin siia vahele igaks juhuks inimestele veenmiseks natukene linke ka, ehk siis on üks väga hea koht, kus seda materjali nuusutada, Reddit.com, Productivity, all on näha Wikipedia, Forbes, Mediabistro, siis ma leidsin materjale Elu5 läbipõlemissündroomist ja Tervis pluss Delfi. Seda materjali on meeletult, sest inimestel, kes põlevad läbi, kuna aega on vähe, ei ole aega minna ka perearsti juurde, siis nad guugeldavad seda koduarsti endale internetist. Nii siis kliinikumi kodulehekülg, kõik 3 sõna kokku, ja interneti entsüklopeedia, üks sõna, selgitavad ja tuleb otsene kõne, tegelikult lausa tsitaadi leidsin, jutumärgid algavad alt. Stress on edu hind ning läbipõlemine kokku algab headest kavatsustest. Läbipõlemissündroom, 3 sõna kokku, on emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisund, mis toob kaasa alaneva hinnangu endale kui professionaalile, võrdlev kui selle ette ei käi, ning võib süvenedes laieneda ka isiksuslikele omadustele. Inimesel tuleb siis deprekas, sealt edasi psühhoos, neuroos, päris kole. Kurnatus tähendab ennekõike üks sõna, psühholoogilist ning emotsionaalset väsimust, mis viib võõrandumiseni, ja siit tuleb kirjeldus, seletus, mis asi see võõrandumine on. Arvatakse, et ei sobita oma ametisse, kaob töörõõm, üks sõna, muidu oleks töörõõmus, aga töörõõm on rõõmuliik. Tekib emotsionaalse tühjuse tunne, kaob entusiasm, kindlasti i-ga, eks, mitte j-ga, väheneb töövõime kokku, halveneb tervis, rahulolematus, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, enda ja oma tööga, järjest suureneb ning lõpuks kannatabki ka töö kvaliteet. Viimast muide ei olnud.
läksin hoogu, sorry. Läbipõlemisele üks sõna on omane vaimne kurnatus, koma, energia ja tahte alanemine, koma. Inimesed tunnevad end tühjaks väänatutena. Tühjaks väänatu võib olla nii kokku kui lahku kirjutatu. Oleneb siis kas pigem väänatud või pigem tühjaks. Tühjaks väänatutena inimene muutub ükskõikseks. Üks sõna oma töö suhtes, koma, tema kompetentsus väheneb. Ehk siis läbipõlev inimene kardab, et ta ei kõlba, et ta ei saa oma tööga hakkama. Ja sina issand, lõpuks see juhtubki, sest kui ta on läbi põlenud, siis ei saagi päriselt ka. Läbipõlemist üks sõna, iseloomustab üks sõna, depressiivne meeleolu kokku. Inimese emotsionaalsed ressursid on kurnatud, koma, kuna liiga palju energiat on kulutatud liiga pika aja jooksul. Läbipõlemist kokku ei tohiks samastada depressiooni või stressiga, koma, kuigi see kätkeb mõlemale seisundile omaseid tunnuseid. Läbipõlemise üks sõna. Põhjusi tuleks otsida eelkõige kokku töökeskkonnast, pigem kirjutame kokku töökeskkond, sest muidu kuulub see keskkond tööle, aga meil on jutuks keskkond, kus me tööd teeme. Neil siin on nunnu. Töökeskkonnast mõttekriips, see on enamasti pikaajalise kokku. Tööstressi üks sõna tulemus, koma, mis kujuneb ebaõnnestunud üks sõna, katsetest tulla toime erinevate negatiivsete stressoritega. Läbipõlemine üks sõna erineb depressioonist lokaalsuse poolest, kohalikkuse kohaga seotuse poolest, niisiis koolon, kui depressioon on generaliseerunud seisund, koma, siis läbipõlemine on töökeskne, jutumärgid kinni, ehk siis tsitaat sai läbi. Mina leidsin materjale lappates ülihea sõna, see on siin, solopreneurs. Me teame, et on entrepreneurs, aga solopreneurs on siis see, kes töötab üksinda. Sellel on täpselt vastupidine probleem võrreldes sellega, kes kogu aeg meeskonnaga peab sebima. Solopreneurs, mõttekriips, vahva nimetus üksinda oma koorma kandjate kohta, puudutab nii kunstnikke ja kodukontoris üks sõna, töötavaid IT-inimesi, IT-sidekriips inimesi, nii kui ka on ilma komata kui, koduperenaisi, kõik kolm sõna kokku. Forbes ja Media Bistro kirjeldavad üksmeelselt üks sõna, koma, kui hull on rassimine ilma tagasiside, üks sõna ja tunnustuseta. Koduperenaine mässab kodus meeletult, keegi ei märka, seda teab iga eit. See on arvutis või võõrsil kangelastegusid, üks sõna sooritavatel sangaritel ja ööpäevaringselt, kolm sõna kokku, rakkes, pereemadel kokku, ühine jama. Koolon, saavutusi ei nähta ega kiideta. Lihtsam ei ole samas ka meeskondlik üks sõna, mentaalne peesse kukkumine. Peesse kukkumine, selline nunnu pejoratiivne pehmendatud versioon võib olla kirjutatud nii kokku kui lahku. See peesse kukkumine, koma, mida kogevad ärimehed üks sõna ja poliitikud, koma, kes on sageli nii üht kui teist ning satuvad eetilisse kahvlisse.
Eesti poliitikutele ja ärimeestele ülituttav teema. Kahestumine ja siis sa põled ikkagi mitte ainult 2, vaid 22 otsast. Kõik valed ka ei meelde ju. Eestis on sellise skisofreenilise topeltmoraali üks sõna ja sellest tulenevate kahestunud vassimiste ilmsiks tuleku üks sõna. Oi, kui kole see ilmsiks tulek. Kõrgaeg, üks sõna. Maskid ja võltsfassaad kokku varisevad rahvajuhid on üks sõna, siis ka kui nad jutumärkide sees on rahvajuhtide mineviku eest ning selgub et meie tilluminaadid, mina tegin selle sõna, juba läks käibele, kasutataksegi, on ka niisuguseid tegelasi, kes nimetavad ennast killuminaatideks. Terve üks portaal tõe paljastamist on killuminaadid, aga tilluminaadid on meie oma kodused tasku illuminaadid, kes teevad meile nii palju halba kui veel vähegi võimalik. Meie tilluminaadid on kogu aeg olnud rahva vastu, neid endid põletab läbi paratamatu valede meelespidamine. Meelespidamine võib olla nii koos kui lahus. Mõttekriips, kambast kellegi murdumine ja tõe ära rääkimine jääb lahku, sest on laiendiga tõe ära rääkimine. Mõttekriips. Aga ka inimlik versus poliitiku eetika vastutus. Paradoksaalsel kombel kogevad politseinikud ja kurjategijad üks sõna ühesugust kokku, läbipõlemise üks sõna, tuleriita, riidaliik kokku. Kogesin äsja Kloogal rahvale esinemas käies, et Eesti tuleriitade ja koonduslaagrite pealinn Klooga kogu oma ilu ja kevadisuse juures kannab seda Eesti Auschwitzi energiat, sa tunned seda õhus. Ka minu esivanematega sealsamas Kloogal juhtus just see tuleriida teema. Seal ei olnud nii palju gaasiahjusid, kui olnuks vaja, ehk siis laoti tüved, elusad inimesed, tüved, elusad inimesed, tüved, ups, kõrgemale ei ulatanud ja tuli otsa. Aga minu esivanematel oli palju lapsi, kõiki meid ära ei põletatud. Ja Volbri tuli mälestagu kõiki nõidu, kes on põlenud tuleriitadel ajastute jooksul. Dostojevski, tema pilt ongi meil praegu seina peal. Dostojevski Fjodor, nagu näete, Kuritöö ja karistus on raamatu nimi, nii et see on jutumärkide sees. Selles raamatus juhtus muuseas sama, mis väga paljudes krimkades, ükskõik kas see on raamat või film, et tegelikult kuritöö on päris hästi tehtud, ei peaks vahele jääma, aga see, kes selle sooritas, see ise põleb läbi ja ise korraldab ennast lõpuks kinni ja võlla. Niisiis Kuritöö ja karistus kirjeldab, mil moel mõrtsukas näi U-täht mõrtsuka vahelt puudu. Mõrtsukas ise ennast võib olla nii kokku kui lahku oma enese kõrvade vahel läbi küpsetab, jääb lahku ja perfektse imagiroima järel lõpuks ikkagi vahele jääb. Kättemaksukontor, kõik 3 sõna kokku ja kättemaksukontor on jutumärkide sees, sest kätekas on päris pika edulooga seriaal. Tema autor Mihkel Ullmann on elupõline hipi,
meeste rätsep elab Pärnus, üks erakordselt äge, armas inimene. Lasteraamatuid oleme Mihkliga koos ka loonud. Kättemaksukontor ja teised lühendid ilma punktita. Meiemaised üks sõna seriaalid on uurijatele ja mentidele võmmidele, sinna vahele läheb sidekriips. Selles mõttes halastanud, et erinevalt tegelikkusest meie omad rajult jooma ei kuku ning nende abielud üks sõna ei lagune, ja selgitame, miks nende abielud ei lagune. Stsenarist Mihkel Ullmanni armust on nemad vallalised puha. See on muide Eesti kõigi krimkade ja seriaalide eripära, et ükskõik kas Avandi ja Sepaoti kehastatud või hiljem Lüüs ja teised tegijad, nad ei ole keegi abielus. Ja nad hirmsasti ei joo ka. Ohtliku lennu Västrik Marko Matvere kehastuses natuke kippus, aga siis tal tekkis kohe oma paarimehega, kes ei olnudki mees, vaid pigem naine, tekkis teema ja oligi ta päästetud. Kirjanike läbipõlemissündroom, kõik 3 sõna kokku, kirjeldavad allikad samuti tinaninade üks sõna, selline väljend termin, tinaninade taimelavana üks sõna, mida väestab enesest pideva produktsiooni väljapeksmine. Väljapeksmine võib olla nii koos kui lahus. Väljapeksmine, kuni arvutiekraan üks sõna või tühi paberileht üks sõna muutub koletiseks, mis oma täitmatu nõudlikkusega aina tahab midagi. Soovitatakse joogat ja meditatsiooni ning plokki trotsides kikivarvul üks sõna ja inglitiivul üks sõna ettevaatlikult siiski kirjutada. Õpetajate burnout, kuna see on täiesti inglisekeelne väljend, siis ta on meil siin kursiivis. Õpetajate burnout on vastupidise üks sõna sisepõlemismootoriga 3 sõna kokku. Ehk siis vastupidise sisepõlemismootoriga ja kirjeldame, mis toimub. Helde jagaja üha annab ja sisendab, aga uue hea ilma teismelisi telefonist välja siia ja praegu jagatud omandama ei saa ega saagi saama. Loomulikult tabab madalapalgalist üks sõna, missionäri enesehaletsus üks sõna ja süüdistus. Süüdistus on üks silp üle aru, selle asemel võiks lause lõpus murtaril punkt olla. Nii on. Läbipõlemissündroom 3 sõna kokku on kaval varas, mis röövib hiilival viisil meist parimad ja helgeimad, muudab positiivsed omadused nagu entusiasmi, kire ja lõppematuna tunduva energia tumedaks pilveks, millest kallab alla küünilisust, põhjatut väsimust ja lootusetust. Ja sellel ei paista tulevat lõppu. Ülesanded üks sõna muudkui kokku kuhjuvad ja alati on tehtud liiga vähe. Läbipõlemine üks sõna, ärevushäire kokku ja depressioon ei ole moenähtused kokku, vaid korduvalt ka piiblis kirjeldatud inimloomuse üks sõna tagasilöögid kokku. Nii Taavet kui Elia olid ikkagi inimesed,
ka Abram ja Mooses kippusid mõnel ebainimlikult üks sõna rängal hetkel alla andma. Tänu sellele, et ei andnud, oleme meie täna siin. Oma ärevuse ja migreenide käes kärsa haisu üks sõna, kui jätad lahku, siis haiseb kärss seal näiteks kärsa hais, kärssamise lõhn, termin. Kärsa haisu tundes ära loobu sinagi, mine õue, hinga ja vaiki ning jaksad jälle, mõttekriips, korduvalt kontrollitud. Ühtlasi saad netiavarustest kokku kümnete ja tuhandete kaupa kogenute ja kõrgesti haritute näpunäiteid. Üks sõna fööniksina tuhast tõusmiseks. Ja kuna meil on tagasi tulnud kevad, siis loeme missiooni paberi peal tehtuks, täidetuks ja me lähme õue. Ja me teeme volbrituld ja me lähme puhkama ja mängima. Kallimusi, pai!